Mind häirib see pööre, et järsku keegi võtab loosungi, paneb plakati ja ütleme, et nüüd lähme. What do we want? When do we want it? Vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid. Profound and urgent danger, which will have disastrous effects. The Great Reset. Palju see tegelikult inimestele maksma läheb? Võttes on inimestel sellised arved, mida nad ei jõua maksta. Me loobume esiteks energiahulgalakust. Tekib täielik kollaps, nii nagu me ütleme, et see on blackout. Väga paljusid inimesi tabas suur šokk, kui nad said elektriarved. See energiakriis on kõiki tabanud väga raskelt ja tegemist on tõsise probleemiga. Sõbrannal oli hinnašokk, sest see maja on, ei pea sooja ja siis on ka elektriarve niimoodi, et maksab ära pensioni ja ikka lõdiseb. Et pensionist ei ole võimalik niisuguse elektri hinna juures ära elada. Jõel oli mul elektriarve 250 eurot. See on ikka pensionär, see on ikka üle mõistuseks. Mina ütleks selle kohta nii, et see, kui sinu elektriarve 3-kordistus näiteks, see on juba rohepöörde poolt saadetud arve. Või selle kohta võib öelda, et see on sedasi juhitud rohepöörde saadetud arvena. Kuhu jääb rohepöörde teema? Et nüüd järsku on kogu küsimus see, et asjad peavad olema odavad. Et öelda seda, et me oleme aastaid saanud odavat elektrit, see kõlab kuidagi, see ei kõla hästi. Ehk et kas me nüüd süüdistame siis inimesi selles, et me olemegi saanud normaalse hinnaga elektrit, mis on aidanud meil ikkagi kenasti ära elada ja me ei räägi ainult madala sissetulekuga inimeste toimetulekust, vaid me selgelt näeme ka seda, et keskklass on täna ka juba täiesti ahastuses oma kõrgete energiahindade poolest. Kui väikese sissetuleku ja elektritarbimisega inimesed saavad riigilt toetust, siis märkimisväärne osa ühiskonnast peab oma rohepöörde arved ise maksma. Aunel ja Allanil on õnnestunud oma unistus täide viia ja Ihasalu mändide alla oma perele kodu rajada. Aune töötab apteekrina ja Allan on IT-ettevõtja. Meil on 4 last, kellega me elasime ju väikeses korteris enne, et lapsed kõik 4 olid ühes toas ja eks muidugi igaüks tahtis oma tuba. Ja maja tuli siuke nagu tuli, seepärast, et kõik lapsed saaksid oma toa. Tänaseks on lapsed juba välja kolinud, kuid maja ootab alati pikemalt külla pere ja sõpru. Jõulude ajal enamasti on ikkagi lapsed, ja siis nende kaaslased on ja aastavahetusel on ikka sõbrad koos ja et see on ikkagi hea koht, kus kokku saada. Me surume ei näita. Ei näita sina. See laps veel elab siin mingil määral, aga ta kõik. Aune ja Allan arvestasid maja ehitamisel, et püsikulud oleksid madalad. Neid on hästi teeninud maakütte ja nutikas õhuvahetus. Plaan oli algusest peale see, et maja oleks võimalikult säästlik ja mitte ainult selle rohelise mõtte pärast, aga ka puhtalt sellepärast, et majanduslikult on ju, et detsembri Eestis oli peaaegu 1000, et 995 ütleme. Ja eelmine aasta oli võrgutasuga kokku 350. Rohepööre on alles tuure kogumas, mis saab Euroopa keskklassist ja majaomanikest. Päris kõiki arveid riik lihtsalt ei suuda kompenseerida. Eesti riigil nende toetamiseks raha ei ole. Põhipaatos sellele, et meil on siin mingisugused kodanikud, kellele riik ei anna raha. Euroopa Liit on tormakalt ellu viimas utoopilist rohepöördeplaani ja seetõttu teevad kõikjal Euroopas energiahinnad uusi rekordeid. Hinnatõus on juba täna Euroopa majanduse ja inimesed põlvili surunud. The energy transition is at the heart of our European Green Deal. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni eestvedamisel tehakse energiarevolutsiooni.
We have the climate law, a legal obligation. It will make the transition towards climate neutrality accountable. A whole continent has to be mobilized. Enamik eestlasi isegi ei tea, et Eesti on Euroopa Liidu koridorides võtnud endale roheleppega ülikallid kohustused. Kui ennem meil oli punalipp püsti, siis nüüd meil oli nagu rohelipp püsti ja muudkui läheme. Mida me ikkagi heaks kiidame? Mis on see ajaperiood, kusjuures on täiesti hoomamatud ja väga ambitsioonikad paberid, et ma ju näen ka neid dokumente päevast päeva, 100 lehekülgi, mis seal taga tegelikult on, milliseid tegevusi on vaja teha, milline on see tegevusplaan. Meil ei ole Eestis seda. Kui palju see võtab raha, mis ettevõtted peavad tegema ja palju see tegelikult inimestele maksma läheb. Mis see Eestile maksma läheb, on näha juba täna. Inimeste aitamiseks läheb 240 miljonit. Lihtsalt võrdluseks, et kõrghariduse rahastamiseks on vaja 110 miljonit. Our current fossil fuel economy has reached its limits. Keset pandeemiat, majandusprobleeme ja energiakriisi pannakse rohepöördega kiirkorras kinni Euroopa vanad söe, põlevkivi ja tuumajaamad. Uusi söe- ja põlevkivijaamasid ehk reguleeritavaid võimsusi asemele ei ehitata. Reaching the Green Deal goals will not be possible without reshaping our energy system. Change of this scale is never easy. Today's proposals will require serious efforts from all member states and from our businesses and societies. The majority of the member states have either already phased out goal or set a specific deadline. Riikide energiapuudus aina süveneb. Belgia paneb oma tuumajaamad kinni, Rootsi paneb sööjaamad kinni ja veel mõned, mis on nüüd oma elu ära elanud tuumajaamad kinni. Soome meie kõrval sulgeb ka sööjaamad. Kui me vaatame täna, miks elektri hind on nii kõrge, turul on defitsiit, tarbimine kasvab, tootmine ei tule järele. Taastuvenergeetika ei kata ka juurde kasvu ära, rääkimata sellest, et nüüd asendada olemasolevaid. Aga juhitavaid võimsusi Euroopas juurde ei tule. Salvestustehnoloogia on lapse kingades, järelikult defitsiit kogu aeg süveneb. Enne uue kaevu valmist saamist on sisuliselt vana kaev buldooseriga kinni lükatud ja seal peal ringmänge mängitud. Ja see mitte ühestki otsast ei tähenda seda, et mina oleks kuidagi rohepöörde vastane. See ei tähenda seda. Ma kirjeldan lihtsalt sellist olukorda, mis praegu kipub valitsema. We will put a price on pollution. CO2 kvoodimaks on peamine põhjus, miks energia üha kallineb. CO2 kvoodimaksuga on energia tehtud kunstlikult äärmiselt kalliks. Vaid üksikud poliitikud julgevad kõva häälega välja öelda, et süsinikukvoodi eesmärk on kogu aeg olnud saastava energeetika kiire väljasuretamine. See, et CO2 hinnad on tõusnud, ei ole mitte süsteemi viga, vaid olnud selle süsteemi eesmärk. Tuleb jõuliselt ja kiiresti vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid. Hind on abiks, kõrge hind paneb tegutsema. Süsinikumaks teeb järjepidevalt uusi rekordeid. 2 aasta jooksul on CO2 kvoot pea 6-kordistunud. Ja praegu eksisteerib potentsiaal, et nad lähevad praegusest tasemest veelgi kõrgemaks. Siis sa ei investeeri lihtsalt. Uusi põlevkivijaamu sisuliselt teha ei saa. Ja siis ühest küljest nõudlus kasvab, teisest küljest pakkumist piisavalt kiiresti peale ei tule. Hinnad lähevad ülesse. Aga kuidas sa saad juhitavat jaama ehitada, kui on võetud vastu otsused, Eesti Energia on 2030, me üldse enam fossiilkütustest ei tooda. Teiseks, pangad on enam-vähem kokku leppinud, et investeeringuid fossiilkütustesse ei tule, et peaks olema ikka väga omapärane investor, kes nüüd siis tuleks ja ütleks, et riskin. Neid riske kapital ei taha võtta. Ei taha pangad võtta, ei taha erainvestorid võtta. Saates tulekul, mis juhtub,
kui ei rajata piisavalt juhitavat võimsust. Tekib täielik kollaps, see on blackout, süsteemi pimedaks jäämine. Eesti ettevõtjate appikarje on jäänud valitsuse tähelepanuta. Ja ütleme, see energiaarve oli 1,5 miljonit eurot, ütleme kallim, kui me nagu plaanisime. Eesti on olnud alati elektrit eksportiv riik. Eesti lõpetab põlevkivist elektri tootmise 2030. aastal. Vanad põlevkivijaamad on oma aja ära elanud ja need on kinni pandud. Sellest lähtuvalt on elektri tootmise võimekus järsult vähenenud. Eelmisel aastal oli Eesti sunnitud juba kolmandiku elektrist sisse ostma. Põlevkivi on meie enda loodusressurss. Meil on ressurss olemas, meil on teadmine olemas, meil on seadmed olemas. Ja nende sulgemine on, ma ütleks, lollusruudus. Miks me ei kasuta ega ei panusta tehnoloogiasse, et CO2 kokku korjata, teda salvestada või veel parem teda ringmajanduses kasutada? Ja ilmselgelt ei olnud meil ju uut kaevu olemas, kui me räägime põlevkivi elektri kinnipanekust. Et täna on kindlasti see hetk, kui selliseid otsuseid tuleb ka üle vaadata ja neid otsuseid tuleb ka üle hinnata. 2023. aastani tagavad põlevkivi elektrijaamad kriitilisteks hetkedeks reservvõimsuse. Samas pole meretuuleparkide rajamisega isegi algust tehtud. Energiapuudus üha süveneb. Ma kindlasti ei ole nõus sellega, et rohepööre on liiga rutakas. Rohepööre on väga hiljaks jäänud, sest me oleme alles sellises plaani tegemise staadiumis. Me planeerime alles merealasid, me alles ostame radareid, me oleks pidanud sellega alustama väga palju aastaid tagasi tegelikult. Ja nüüd peaks nagu otsustajad, kes tookord selle mõtte hülgasid, endale nagu silma vaatama. Teeme kõik selleks, et see olukord ei korduks järgmisel aastal, aga tõesti on nii, et energeetikas väga kiireid lahendusi ei ole ja need lahendused ikkagi võtavad aastaid, aga töötame selle nimel, et oleks rohkem elektripakkujaid. Need energiaallikate mitmekesisus on teema, et nad üht-teist siis omavahel asendaksid ja meretuulepargid on need, kus tuul puhub ikkagi kogu aeg, mida tuleb edasi arendada. Läänemerre plaanitakse suuri tuuleparke, aga juhitava elektrijaama osas on teadmatus. Ilmastikust sõltuv energia on ilma toetavate elektrijaamadeta, aga katastroofi äärel. Kõik Euroopa Liidu riigid soovivad täna tuuleparke ehitada, päikeseparke ehitada ja siinkohal loodetakse siis alati naabritele, et küll keegi siis selle reguleeritav elektrijaama või selle salvestuslahenduse meie jaoks ehitab. Ja kui me niimoodi kõik mõtleme, siis lõpptulemus ongi see, et mingitel ajahetkedel seda energiat võtta ei ole. Blackouti võimalus iga aasta suureneb, juhitavat võimsusi ei tule, nagu ma ütlesin, ma ei näe, et kuskilt nagu juurde tuleks. Defitsiit ju kogu aeg suureneb, see tõenäosus iga aastaga ju suureneb, iga suvega. Ja ütleme, et järgmine aasta on see tõenäosus kindlasti suurem kui tänavu aasta, et nüüd me ütleme, et oi, elame selle talve üle ja kõik on tore. Aga mis siis juhtub nüüd? Ega selle talve või selle poole aasta jooksul ei juhtu ju mitte midagi. Päästab meid ainult see, et kui järgmine talv on plusskraadid kogu aeg, see päästab. Vana jumal päästab ja annab õudselt tuult. Kui väga külmale talveperioodile satub tavapäratult tuulevaikne aeg, siis tekib tõsine energiakriis. Tuulikud talvel kõrgrõhu ajal -20-30 kraadi juures ei tööta, kuna lihtsalt tuult ei ole.
ja kui ta kuskil ka puhub, siis ülekandevõimsused ei ole sellised, et Portugalist see elektron siia tuuaks. Ja mis siis juhtub? Juhtub see, et tarbimine läheb lihtsalt suuremaks, kui on tootmisvõimsused, sagedus langeb, tarbijad ja need tootmisagregaadid, mis veel on, need kukuvad välja, tekib täielik kollaps, nii nagu me ütleme, et see on blackout, süsteemi pimedaks jäämine. Kliimamuutused on põhjustanud Euroopas purustavaid kuumarekordeid. Ekstreemsete ilmastikuolude suhtes on kõige haavatavam just hüdro-, päikese- ja tuuleenergia. Suure kuumaga on päikesepaneeli kasutegur väike. Kuumal suvel kulub jahutamiseks palju maagaasi ja nii vähenevad talveks mõeldud gaasivarud. Suure kuumusega jäävad veeta hüdrojaamad. Nagu siin sellel suvel, sügisel ja nüüd talvel siis oli, ehk et erakorraliselt jahe detsember, erakorraliselt väheste sademetega suvi, ka tuult oli keskmisega võrreldes ligi 20% vähem siin kõrgrõhkkondade tõttu. Euroopas pandi tööle enamik veel töökorras olevad elektrijaamad, mis saab aga siis, kui need lõplikult kinni pannakse. Kui me ei kindlusta uut roheenergia elektrisüsteemi ekstreemsete ilmastikutingimuste vastu, siis võib tagajärg olla sama katastroofiline nagu Texases. Frozen pipes bursting, but the fire department rushing to the scene here on a report of heavy smoke coming from a generator. The power has been out here, and it's evidence of how this catastrophe is unfolding in so many ways. Eelmisel aastal tabasid Texast erakordsed külmakraadid ja külmakartlik energiasüsteem lakkas töötamast. 10 miljonit elanikku oli päevi elektrita. How can we boil water? We don't even have power. We have been without power for 60 hours now and without water for about 24. Inimestel ei olnud ka vett ja toasooja. Hukkus sadu inimesi. Texas pääses napilt täielikust blackoutist. Katastroof põhjustas $195 miljardi eest kahjusid. Elekter oli defitsiitkaup. 50 eurost megavatt-tund sai hind 9000 eurot megavatt-tund ja kolmandik elanikkonnast ei omanud veel ligipääsu sellele elektrienergiale ja ülejäänud 2/3 olid nõus selle hinna maksma. Ma siiralt loodan, et me siin õpime teiste vigadest ja ei tee neid vigu ise järgi, mis läheb väga palju kulukamaks. Kui see pool, mis on siiani olnud unaruses ja lahendus sellele ei pakuta, siis ei taha isegi mõelda, millised katastroofid võimalikud. Täna Euroopas on juba uudiseid ka, mis tegelikult meid valmistavad selleks ette, et võib olla perioode, kus toimub mingisuguseid katkestusi. Euroopa rohepöördeplaan on üllas enesepettus. Selleks, et peatada inimtekkeline kliimasoojenemine, tuleks kogu maailmal minna üle roheenergiale. See ei ole lihtsalt sellise ajagraafikuga ei ole võimalik, kui täna maailmas on 83,8% fossiilkütuseid ja Euroopas on kuskil 72,5% on fossiilkütuste peal, kõik baseerub ja see viia nulliks või peaaegu nulliks, on ebarealistlik. Et selles mõttes ma ütlen, et see, et me teeme Eestis või Euroopas ära, et see ju planeedi olukorda ei paranda. Nüüd sellesama Euroopa Liidu 8% CO2 emissiooniga, kuidas maailm sellele järele tuleb? Vaid 8% kogu maailma CO2 heitmetest tuleb Euroopast. Euroopa tahab 2030. aastaks vähendada süsiniku heitmeid 5% peale. Samal ajal kasvab ülejäänud maailma saastamine. Kahjuks ei anna Euroopa mõneprotsendine heitmete vähendamine planeedi säästmisel suurt efekti. Et ta on loosunglik kindlasti. Mina insenerina ütlen, et
tehnoloogiad parandavad maailma, mitte käsud, keelud ega mingite ettevõtluse sulgemine ei paranda. Toimivaid rohetehnoloogiaid, millele üle minna, veel ei ole. Ei, meil ei ole selliseid tehnoloogiaid olemas, need tehnoloogiad on algstaadiumis, need on juba üle-eelmisel sajandil alustatud tehnoloogiad, ükskõik mida me võtame kütuselemendid või võtame vesiniku, et kõik seda on võimalik teha tehnoloogiatega, tehnoloogiaid tuleb arendada, sinna tuleb panustada ja järk-järgult saab seda loomulikult teha. Tihti kõlab ekslik väide, et rohepöördega kaasnevad soodsad elektriarved. Kui me oleksime varasemalt juba teinud seda rohepööret, mida teie nii väga kritiseerite, siis meil oleks rohkem taastuvenergia võimsusi, mis teatavasti toovad odavama elektri, sellepärast et sisendkulud on väiksemad. Väikese Eesti jaoks on rohepöörde hind ulmeline. Stockholmi Keskkonnakaitse Instituut tegi kunagi paar aastat tagasi või aasta poolteist tagasi ühe arvutuse, kus oli 17,5 miljardit oli selle maksumus. Erinevatel hinnangutel on maailma roheplaani maksumus 150 kuni 250 triljonit eurot. Saksamaal on Euroopa kõige kallim elekter. Saksamaa on kõige edukaimaid rohepöörde elluviijaid. Veerand Saksamaa elektrist tuleb tuulikutest. Rohepööre on nõudnud hiiglaslikke investeeringuid ja lähiajal peab Saksamaa oma elektrivõrku investeerima veel täiendavalt 600 miljardit eurot. Kui Saksamaal on väga tuuline, siis võib hind olla nullilähedane ja teised tootjad ei saa nii odava hinnaga elektrit toota. Oodatakse hetke, kui tuult on vähem ja siis küsivad elektrijaamad saamata jäänud tulu kuhjaga tagasi. Eks Saksamaa tuulikute murekohad on meil hästi ju nähtavad gaasi hinnas. Et mida rohkem pannakse tuulikuid, suletakse juhitavat võimsust, söö- või tuumavõimsust, kuskilt on seda võimsust vaja. Kuna täielikuks rohepöördeks pole sobivaid tehnoloogiaid, siis on ülemineku energiaks vähem saastavam maagaas. Euroopa ja Aasia janu gaasi järele suureneb ja maagaasi hind kallines 4 korda. Kuna häid alternatiive pole leitud, siis selle ülemineku kütuse osakaal on aasta-aastalt kasvanud. Offshore wind will be powering every home in the country. Green is good. Green is right. Green works. Inglismaa on juba loobunud kivisöest ja toodab elektrit kallist maagaasist. See on üks põhjus ka, miks Inglismaal täna on energiahinnad veel kõrgemad kui Euroopas, sest Inglismaa tegi selle ülemineku juba enne Euroopat ära. Öeldakse, et aga energiakriis on meil üle-euroopaline ja isegi üle maailma. Vastab tõele, aga Eesti tarbijaid lööb ta ja meid lööb ta sellepärast valusamalt, et meil ongi väiksemad palgad. Kui hindade kasvud on peaaegu samad, siis meie palgad on ju väiksemad. Eestis elab suhtelises vaesuses ja vaesuse piiril 300 000 inimest. Aga jällegi, see oli enne energiakriisi. Kui suur see arv on täna või kui suur see arv on 3 kuu pärast, samas me loeme lehest ja meediast, et Soomes on elekter ikka odavam kui Eestis. Ja see on see võib-olla, mis tarbijaid ja inimesi lihtsalt ka nördima paneb ja palju küsimusi tekitab, aga vähemasti tundub ta praegu väga ebaõiglane. Energiaarved on saanud kõikjal Euroopas poliitikute peateemaks. Rohepööret tuleb teha nii, et inimeste olelusvõitluse keerulisus väga lühikese perioodil äärmiselt märkimisväärselt ei kasvaks. Sellepärast, et kui see kasvab lühikese perioodi jooksul märkimisväärselt, siis järgmistel valimistel rohepöörded teostavad poliitikud vahetatakse välja selliste vastu, kelle jaoks rohepööre teps mitte kõige tähtsam ei ole. Aga konkreetselt energiahindade absurdse paisutamise probleemi. Elektri hind tuleb börsile.
Just see on nii traditsiooniline Eesti vanasõna, et ära aja enne vana kaevu kinni, kui uus on lahti kaevatud. Ja praegu see viga ongi tehtud ja sellepärast on nüüd need hinnad üleval. See börsivärk tuleb ära lõpetada ja hakata nii kaua tootma ise normaalselt elektrit, kui saame muud variandid juurde sinna panna. Minule läheb loodus täielikult korda. Nii olgu see muru niitmine, olgu see kõik umbrohu kasvamine, mis tegelikult pole umbrohu, see on kõik kellegi jaoks. Minu jaoks see 50 eurot on väga suur vahe. Mul on väga väike korter, mul on 47 ruutu ainult ja kui on küttearve 150 euri, siis on see ikka väga jõhker. See on kuidagi üle paisutatud see rohepööre, mis meil praegu on, et ma arvan, et kõike saaks kindlasti teistmoodi lahendada. Meil oli gaasiarve 7,5 korda kallim ja elekter oli meil 2,5 korda kallim. Midagi märkimisväärset ei saa meie toetust, et sissetulekute järgi me ei klassifitseeru nende keeruliste toetuste saamiseks ja nende viimased meetmed meid sisuliselt ei aita. Me saame täna veel kuidagi enda arvetega hakkama, aga mis on Eesti tööstusest ja Euroopa tööstusest? Eesti hinnakasv on euroala üks kõrgemaid. Toit on viimastel kuudel kallinenud 10%. Eesti toiduainetööstus on raskes seisus. Üks hinnatõus toob kaasa teised ja eriti loomulikult elekter, mis toob kaasa ju kõikide kaupade ja teenuste kallinemise ja seda me praegu ka väga selgelt tunneme ja ütlen teile otse, kogu oma teadliku tööelu olen mina olnud sektoris ja ma ei mäleta sellist olukorda. Meie ettevõtted ei suuda enam toota ju nende hindadega, mis oli aasta aega tagasi. Toidutööstused on kõige suuremad gaasitarbijad ja gaasi puhul on meil üldse mure majas. Me räägime veel kütushinna tõusust, mis praegu toimub tanklates. Meil on kallinenud logistika, meil on kallinenud pakendid aasta aega võrreldes 40+%. Meil on kallinenud tööjõukulud ja toorainete hinnad on meil kasvanud sektoris 60% kuni 3 korrani. Kõige jõhkramalt on rohepöördega pihta saanud Eesti energiamahukas suurtööstus. ...151-aastase ajalooga Kunda Nordic Tsement on Eesti suurimaid elektritarbijaid. Süsiniku kvoodimaks on ettevõttele koormav ja seetõttu suleti eelmisel aastal osa tootmisest. Detsembris aga saabus 1,5 miljonit eurot suurem energiaarve. Kuna me oleme energiamahukas tootmine, siis meie konkurentsivõime on tänu sellele saanud kindlasti tugevalt kahjustada. Võrreldes eelmine aasta, kui me tegime plaane, siis tegime oma plaanid ja see energiaarve oli 1,5 miljonit eurot kallim, kui me plaanisime. See on päris suur mõju ikkagi meie tootmishinnast. Oleme pidanud korduvalt hinda tõstma, meie kliendid peavad selle kinni maksma. Klientidele ka mingi valu läbi, kus kaugele minna ei saa. Aga samal ajal tuleb Valgevenest selline tsement meie turule, mis on CO2, see riik Valgevene ei kuuluta CO2 kaubanduse sinna riikide hulka. Ja sealt kaudu see tuleb turule ja hakkab meie turuosa võtma. Selle tagajärjel CO2 jalajälg tegelikult suureneb. Estonian Cell toodab haavapuidumassi ja on ühtlasi Eesti suurim biogaasi tootja ja tarbija. Estonian Celli tootmiskuludes suurenes energiakulu detsembris üle poole. Planeeritud 1,6 miljoni euro asemel oli elektri- ja gaasienergia kogukulu üle 3,7 miljoni euro ehk 2,1 miljonit eurot kavandatust rohkem. Ja siin on loogika äärmiselt lihtne. Turuhind kujuneb turul nõudmise pakkumise tulemusena, seda me mõjutada ei saa. Ja edukas on see, kes suudab toota odavamalt, targemalt, osavamalt. Euroopa tööstustootjate sisendhinnad CO2 hinnatõusu tulemusel kasvavad ja on väga loogiline,
et konkurentsivõime võrreldes kolmandate riikidega või maailmaturu teiste tootjatega Eesti ja Euroopa tööstustootjatel halveneb. Tuleb vältida olukorda, kus ettevõtlus ja tootmine kolib Euroopast välja, ikka sinna, kus on odavam. Tootmine on läinud siin väga kalliks. Euroopas oli väga pikka aega ka suur näiteks terasetööstus, terase tootmine, siis täna 70% maailmas toodetavast terasest tuleb juba Hiinast. Some in the industry told us it was impossible to remain competitive under these new constraints. We listened to them. But we also listened to other facts and arguments. Glaciers melting, forest fires. Saates tulekul. Ministri sõnum kohtumiselt oli see, et kahjuks ei saa toetada meie sektorit, sest muidu soovivad ka teised abi. 2 aastaga kaotad 35 miljonit oma käibes. Vastasel korral, mis juhtub? Mis ikka juhtub? Ettevõtted lähevad pankrotti. Meil on käimas 3 suurt kriisi. Euroopas on Covidi, inflatsiooni ja energiakriis. Kas nii keerulisel ajal oleks mõistlik panna rohepööre pausile? There are some who will say we should go slower, we should go lower, we should do less. Keset kriisiolukorda otsustati aga minna rohepöördega tormakalt edasi ja riigid võtsid endale veelgi ulmelisemad ja kulukamad kohustused. We have to be even more ambitious. The economic and social crisis created by the pandemic cannot be an excuse. To postpone the transition, we must speed up the move from fossil fuels to renewable energy. We will overachieve our current 2030 greenhouse gas reduction target of at least 40%. Poliitikud ei taha võtta vastutust ja tunnistada, et praegused kosmilised energiahinnad ja üleüldine hinnatõus on rohepöörde, energiapoliitika ja Covid-meetmete tagajärg. Covidi piirangute tulemusena energiakriis vaid süvenes. Energiakriis on igal pool ja see on ootamatu. Selles ei ole süüdi ei Eesti Vabariik ja see ei ole midagi, mida Eesti riik või Eesti valitsus on põhjustanud. Poliitikutele meeldib leida, et eksisteerib meede. See meede on suunatud ja see mõjutab ainult neid nii-öelda komponente süsteemist, mida nad tahavad, et see mõjutaks. Päriselus on ikkagi niimoodi, et ta mõjutab seda, mida nad tahavad, et see mõjutaks, aga see mõjutab veel umbes 10 asja. Täpselt samamoodi me tahame võtta suunata siis nii-öelda seda, et kõik oleks rohelisemad ja lõppkokkuvõttes on inimestel sellised arved, mida nad ei jõua maksta ja siis tuleb sellega tegelema hakata. Seda süsteemi komplekssust tuleb arvestada. Et kui palju seda ette nähti ja kui ette nähti, siis miks sellest varem ei räägitud? Paanikat tekitab see, kui valitsus ei võta ette vajalikke samme ja ei esine selgete meetmete paketiga. Poliitikud ei suutnud ette näha, et Covidi meetmete tagajärjel vallandub ränk inflatsioon ja süveneb energiakriis. Iga järgneva siis majanduse pausile panekuga, isegi kui see oli piiritletud, majandusinimesed muutusid nagu üha skeptilisemaks. Lockdownidega majanduse seiskamine tuli kinni maksta. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen avas enneolematud rahakraanid. The lockdown of our public life is necessary to contain the virus, but it also slows down severely our economy. National governments can pump into the economy as much as they need. We are relaxing the budgetary rules to enable them to do that. Covidi kriisi ajal käivitati rekordiline rahatrükk. Ilmselgelt maailma ajaloo kõige suurem monetaarpoliitiline eksperiment, see rahatrükk. 2 aasta jooksul on trükitud üle 10 triljoni euro. Rahatrükiga on raha väärtus kukkunud kolinal. Suhteliselt järsult jällegi seda rahamassi kasvatati. Inflatsioon muudab paljude inimeste olelusvõitluse senisest veelgi karmimaks.
siis on olnud ka hiiglaslik ebavõrdsusplahvatus. Jällegi erakordselt suur ja ebameeldiv pahandus, millele mitte mingisuguseid häid lahendusi ei ole. Ja see läheb sinna hinnalipikusse. See ühiskonna ärrituvus ja ütleme sellise ärrituvusindeksi ja meeleheitteindeksi kasv. Maailma majanduse ja tootmise seiskamine ja siis uuesti avamine lõi kogu majanduse rütmi sassi. Lockdownidest väljumisega läks majandus järsult tööle. Suurenenud tootmine nõudis tohutult energiat ja see viis energiahinnad lakke. See efekt, et inimesed mingisugusel hetkel pidid istuma kodus, siis ühel hetkel said jälle tarbima hakata. See, et ettevõtted pidid ühel hetkel hakkama uuesti investeerima, et seda nõudluspoolt rahuldada. Kui see tuleb pausilt välja, siis väga palju tarbimist ja ka investeeringuid ettevõtete poolt, mis oleks võib-olla tehtud muidu sellise perioodi jooksul, tehakse ära sellise perioodi jooksul. Või ütleme sellise perioodi jooksul. Ehk siis nõudlus kontsentreerub lühikesele perioodile. See, et mingisugustes olulistes komponentides, nagu näiteks kiibid, tekkisid tarneraskused, täiuslik torm. Riik on läinud igale poole, nagu sirutanud oma karvase käe suhteliselt sügavale ja ei paista kuidagi, et ta tahaks nagu sealt välja tagurdada. Ehk siis riigi tähtsus kogu arenenud maailmas on dramaatiliselt kasvanud ja ükskõik mis pidi vaadata, sellel ei ole mingisuguseid häid ajaloolisi pretsedente. Ja osaleb majandusest üha rohkem ja ajalugu lihtsalt näitab, et see tekitab selliseid turumoonutusi, mida siis lõpuks ei suuda keegi kinni maksta. Eesti riik ei suutnud COVID-i kriisimeetmete tagajärgi ette näha. Ja piirangutest tekkinud kahjusid ettevõtetele ei hüvitata. Et kogu see COVID-i kriis on meid vägagi mõjutanud, et ketina ehk siis üle Baltikumi oleme selle perioodiga 2 aastaga kaotanud 35 miljonit oma käibes. Eestis oleme kokku olnud 137 päeva täiesti suletud, ehk siis ilma igasuguse käibeta. Ja 2019 võrreldes siis enne COVID-i aegu, et selline 40% käibe kaotus on see, millega me nüüd siis elame. Võrreldes 2019 aastaga on külastatavus langenud kuskil 60%. Esialgu oli üksikuid toetusi, nüüd on ka need lõppenud. Kui riik ei leia raha, et isegi COVID-i kahjusid korvata, siis on selge, et riigil ei jätku raha, et maksta aastast aastasse energiatoetusi. Ministri sõnum kohtumiselt oli see, et kahjuks ei saa toetada meie sektorit, sest muidu soovivad ka teised abi. Spaad on oma iseloomult väga energiamahukad ettevõtted ja see kriis on praegu meid väga teravalt puudutanud. Piirangutest räsitud ettevõtetele jõudsid šokeerivad energiaarved. Ja see tõus on väga kurb, et üle 130%. Üsna ootamatu hinnatõus moodustab juba meie käivetest seal 30-40%. Sellega on väga keeruline hakkama saada tingimustes, kus meil on lisaks veel seatud piirangud. See tugi oleks vajalik ka ettevõtetele, mitte ainult inimestele, vaid ka ettevõtetele. Ja seda ei ole olnud, ehk et see ei ole olnud piisav. Et täna on ootused ikkagi natukene suuremad just nimelt nende poolt, kes aastakümneid on riigieelarvesse raha maksnud ja nüüd kõige raskematel momentidel jäetakse meid üksi. Saates sõna võtnud eksperdid toetavad mõistlikus tempos üleminekut roheenergiale ja soovivad puhtamat planeeti. Rohepööret ei saa aga teha läbimõtlematult. Ma saan väga hästi aru planeedi päästmisest. Me peame siit ikkagi proovima leida ka majanduse ja keskkonna vahel väga selget tasakaalu. Seda tuleb ajada nii, et inimeste elustandard tunnetatavalt märkimisväärselt ei alane. Kas Eesti poliitikud julgevad kiirelt kohaneda ja radikaalselt erineda? Kas spekulatiivse süsiniku kvoodimaksu võiks asendada fikseeritud rohemaksuga? Kas mõistlik oleks lahkuda börsiturult ja osta naabritelt elektrit pikaajaliste lepingutega? Mis oleks Eestile parim lahendus? Eesti jaoks kõige mõistlikum
kombinatsioon on tõenäoliselt siis suurtest tuuleparkidest ja päikeseparkidest ja siis suurest mastaapsest salvestusest või salvestustest ja juhitavast elektrijaamast, tänase tehnoloogia põhjal eelkõige gaasielektrijaamast, mida 30. aasta järel on võimalik juba käitada nende tiputundide katteks Eesti kohalikust biojäätmest toodetud biogaasist ehk selle tõttu ka nii-öelda kliimaneutraalsel viisil. Riik peab juhtivate jaamade rajamisel pakkuma investoritele kindlustunnet ja hinnagarantiid. Kellel vähegi võimalik ja päikeseolud on normaalsed, nii eraisikud kui ettevõtted, võiks panna endale siis päikesepaneelid katusele. Et see lahendab ikkagi väga pika aja energiaprobleemi täiesti märgataval moel, rahakotile väga soodsal moel. Ärme teeme loosungitega, teeme tehnoloogiaga. Teine on see, et kas me tahame oleme suutelised ja tahame sellest, kuidas öelda, tarbimisühiskonnast natukene kõrvale tõmmata. Ja kolmas, ma arvan, et peaks olema see, et meie põlevkivi tootmine või põlevkivi energeetika peaks igal juhul jääma ja seal peaks olema igal juhul juures CO2 püüdmise võimalus. See on üks väga suurepärane võimalus, kuidas endale energiat toota ja keskkonnamõjusid märkimisväärselt vähendada, nii et lisaks sellele me saavutame ka veel energiajulgeoleku.